tõesti nii on, et me iga päev Robiga ärkame üles ja mõtleme, kas meie vaatajad on ikka piisavalt kõhu täis saanud head ja paremat. Isegi kui on, siis võib-olla oleks aeg keerata natukene vinti peale. Me hakkasin mõtlema, miks Eestis, mis on ju tohutult rahvusvaheline riik, mitte kuskil ei saa näiteks lõunapakkumiste seas haigalaliha ja miks mitte ka känguruliha. Ja siis me mõtlesime, kes on Eestis see inimene, kes võiks meid aidata, et meil ja Eesti inimesele eksperimenteerida. Tuli välja, et selleks on üks ja ainus Indiast Eestis kolinud mees Palli, kes omab Eestis ühte parimat Aasia restorani ketti Monk. Nii tõesti on, et Pallil on tulnud värske haigalafilee ja siis ka otse loomulikult känguruliha. Aga kõigepealt otse loomulikult proovime enda peal järele. Ja mine tea, kuhu see kõik võib välja viia. Miks mitte tulevikus näiteks saate kokku tänava peal? Tere, Robi! Kuidas sul läinud on? Sa näed nii priske välja. Kas sa oled hiljuti söönud? Jaa, käisin just Mongis. Sõin kängurushašlõkki. Kängurushašlõkki? Ja lõunapakkumine. Vau! Kuidas endal? Kõik on vägev. Olen siin natukene kaalust alla võtnud. Tänu millele? Tänu sellele, et ma olen söönud väherasvast hailiha. Palli! Tere, töö käib, ma näen, jah? Kas känguru on kohal? On kohal. Kas haigala on kohal? Jaa, on kohal. Millest me peaksime alustama? Haigala saab kiiresti valmis ja me teeme kängurust šašlõkki. Kängurushašlõkki? Jaa. Ma võtaksin šašlõkki endale. Mis liha see on? See on haigala. See on känguruliha. Jaa. Kas me kõiki neid asju kasutame, mis sul siin ees on? Jaa, peaaegu kõik. Kodus on seda päris raske järgi teha siis. Jaa. See on hea algus. Ja sul ei ole kuiv käsi selle. Ma tean. Ma olen valmis. Oleme valmis juba piletsid ja tuleb. Super. Vaata, kõigepealt siin läheb nagu India maitsjääne. Ma näitan sulle kümin. Ja kümnil sama palju. Kaardamon. Kas känguruliha on millegi sarnane ka nagu tekstuuri poolest? On ta sealiha moodi, veiseliha moodi? See on erinevad. Täitsa erinev, jah? Ketchup ja värvimiseks. Värvimiseks, jah? Jaa. Roheline tšilli. Roheline tšilli? Jaa. Sa ütlesid niimoodi, et ma peaks hästi vähe seda panema, et see on hästi terav või? Jaa, need on terav. Jaa. Sidruni mahla. No see ju on nagu äädikas, marineeribki. Jaa. Kas känguruliha on kallis liha? No jah. On jah? Ikka. Ma muidugi ei arvanudki midagi muud. Maitse ja marinaadi. Oi, väga lahedad maitsed. Niisugune hapukas, tšilline ja vürtsikas soolane. Väga positiivne. Ja siis on kogu marinaad, jah? Ja siis me peame ootama mingi paar tundi. Selline siis on känguru välisfilee. Ehk siis see on tõenäoliselt ka känguru kõige kallim tükk. Tundub näpu vahel nagu hästi õhukeseks lõigatud sealihasas lõkkitükk, aga ta on hästi pehme. Hästi pehme. Nii, paneme selle siis külma, jah? Jaa, nüüd me peame ootama. Baby shark, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Siin ongi see hai, ma eeldan. Ma eeldan, et see on siia jõudnud jahutatult. Jaa, loomulikult. Kui ma praegu peaksin esimese asjana võrdlema, siis ta natuke tekstuuri pealt meenutab ikkagi tuunikala. Aga värv on muidugi täitsa teine. Täpselt. Kas ma lihtsalt küsin ära, et kuna vaatan sool ja pipar lähevad tavaliselt eestlaste puhul kala peale, võib-olla natukene sibulat, mõni paneb midagi majoneesi, meil tulevad natukene erinevad maitsed. Meile tulevad kõik need maitsed juurde. Jaa, natukene teismoodi. Vaata, me teeme huvitavam. Päris palju. Nii, väga pehme tundub tekstuurilt. Nii, aga räägime nüüd läbi, mis siia läheb. Tavaline sool, Hiina sool. Hiina sool? Jaa. Mis sool see siis oli? See on tavaline sool. Euroopa sool? Euroopa sool. Must pipar. Nii, ja eestlasel on kala valmis. Sool ja pipar, aga mitte teie puhul. Kuuslauk. Küüslauk on see? Jaa, kuuslauku. Ingver. Eestlased nii ei tee. Koriander, võtan näpuga. Sa ei ole haigala söönud? Ei olegi. Kunagi ei ole. Aga sa tead, mis marinaadi teha? Ma ei ole kunagi nagu söönud. Proovime täna teiega, et kuidas see marinatsioon. Et kuidas toimib? Jaa, kuidas toimib. Kala ei taha liiga palju kaua marinaadis olla, et ei loomulikult. Ja me arutame seda. Kas me paneme kohe nüüd sisse või? Jaa, loomulikult. Lähebki peale ja ei tea, kaua ta siin peab olema? No paar minutit ikka. Paar minutit? Jaa, paar minutit. Ja siis on juba valmis? Jaa, siis on juba valmis. Kohe sööma? Jaa. See ju on eestlasele väga tuttav tegevus. Jaa. Et ikkagi nagu vardasse lõikamine. Lõhnab nagu fantastiliselt. Et üldiselt on niimoodi, et lõhnaainesed ju marinadist aru, kas on see odav mingisugune äädika marinad või on siis mingisugune nagu kvaliteetsem värk. Siin on niimoodi, et see liha on juba nii pehmeks marineerunud nii kiiresti, et väga lühikese ajaga tekitab süüks tunde, et natuke tahaks nagu tooret proovida. Väga kaua vist küpsetama ei pea. Ei. Jah, ei tea, paljud on saanud öelda, et tegin siin väikse känguru šašlõki õhtul. Jaa, oleme valmis. Kõlksu ka ja kui kuum siin on? 370, 250. Ikka tavaline grill. Siia peale. Ja see läheb peale. 10-15 minutit. Ja umbes niimoodi. Meie hakkame nüüd kastet tegema. Missuguse kastme me teeme sellele suurepärasele hailihale? See on Monk Special kaste. See on ise mõeldud. Natukene õli. Niimoodi peab alati panema, sest ma nägin, et tema nii teeb. Kuuslauk. Küüslauk.
Palun väga. Kohe nagu päris kokatunne. Erinevad juurviljad. Paprika. Natukene siibul. Porgan. Oad ja natukene herne ja bambus. Championin. Oleks kodus selline pann ja selline pliit, kus siis alles teeks süüa. Kõik eestlased nii ütlevad. Ja kui keegi veel tükeldaks kõik need asjad ära, ka mis me siia sisse panime. Eelmine kord mäletad, mis juhtus, kui ma siin käisin? Mida sa teed? Ja lihtsalt ma sain aru, et sa seekord lased kellelgi teisel need valmis teha. Mina ei tohi enam nuudleid puutuda. Need lõhnad. Niimoodi. Mis puljong see on? Juurviljapuljon. Sojakaaste. Natukene vähem. Ja chili. Seda ei saa poes kusagil osta. Kõik näeb nii hea välja. Natukene ketšup. Ketšupit? No vot, haikala ketšupiga. Seda poleks uskunud. Sega kiiresti nii. Kiiresti. Muidu läheb tükki. Ja võtsid käest ära. No nii. Mina arvan, on väga maitsev. Ma ei saanud isegi aru, mis vahepeal toimus, aga ma pean tunnistama, et see on tõesti meeldiv. Ta on nagu meeldivalt natukene chilline, aga mitte niimoodi, et tapab maitsud ära, vaid mõnusasti jääb kurgulakke natukene surisema. Minule tundus, et sa panid täiesti umbes praegu siia asju sisse, aga maitseb sai. Jüri, varsti sa oled kokk. Ma arvan küll, aga ja siis ma saan kunagi jälle nuudleid proovida. Kas sa kodus ka teed? Ei, Aasia toitu liiga palju ei ole teinud, pigem ikka šašlõkki. Nüüd sa lähed koju täna proovi, homme või ülehomme proovi sama. Ja ma ostan esimese asjana sellise kulbi. No nii, siin on siis esimene partii känguru šašlõkki Monkis. Ma arvasin, et ta võib-olla natukene... Oi, näed, Palli, mul oli õigus. See on nii pehme. Kujutate, varda küljes kukkus küpsel teha ära. No sa väga julgelt võtad muidugi. Ei ole. Sa poiss, oli küll natuke kuum. Nii, see on minu ports, see on suurem natukene. See on Jüri oma, see on väike. Tegelikult ei paneks üldse väga palju, aga mulle meeldib, et see on natuke siuke nagu ikkagi nagu kodune praad, mitte selline tulge nüüd gurmeed sööma, kus võib-olla üks väike tükike maksab 50 €. Ja siin on nüüd haikala, jah? Ja see on valmis saanud? Ja see on valmis. Ja see läheb nüüd kastme alla. Ma pean muidugi ütlema, et see kõik näeb lihtsalt võrratu välja. Ja pane nuudlid ka siis. Ma võin võtta korra nuudlid, jah? Ja loomulikult, ei võtta. Ära. Oi, natuke läks, no natuke ikka läks. Pole hullu. No pole hullu. Mulle meeldib see, et sa oled võtnud kontseptsiooni, et sa ei serveeri seda haid, nagu see oleks nüüd suur peategelane. Et siin on natukene riisi, millel ei ole maitset. Ja siis on siuke lihtsalt haikala, et saaks maitsta haikala liha, soola ja pipraga. Põhimõtteliselt näeb välja nagu lõunapraad. Kas vastab nüüd tõele, et sa ei ole ise mitte kunagi kängurliha proovinud, sa oled nagu meie jaoks siia valmis pannud, aga ise maitsnud pole? Ei ole. No mis me ootame siit siis? Valli, oled valmis? No, miks mitte? Ja see kaste, mis siin on vähe vürtsikam? Või? Jah, see on vähe vürtsikam. Selline tõesti nagu pudenev, nagu oleks hästi pikalt keedetud liha, aga tegelikult ju ei ole. Ei ole. Aga maitse on selline pasteedi ja liha vahepealne. Tekstuur on hästi siuke nagu pastane. Kiudu pole väga palju tunda. Kiudu pole üldse tunda. Aga ta on nii pehme, et kui sa nüüd seda ambaid pole, siis selle lükkad keelega suu laeb. Jaa, tegelikult nii pehme on. Väga pehme. Aga maitseb. Aga ta ei ole selline veidrus, et tahad ühe korra ära proovida, siis rohkem kunagi ei taha saada. Mõne lihaga on niimoodi. Ta ei ehmata ära, et tal ei ole, ma ütleks niimoodi, väga tugevat oma maitset, mis domineeriks. Ma olen väga happy, et me seda niimoodi proovisime. Me oleme igast veidru sinuga proovinud. Aga see on üks selline meie jaoks eestlaste jaoks võõras liha, mis ei ehmata mitte kuidagi ära. Mul juba läks meelest ära, et ma lihtsalt känguruliha sööme, ma lihtsalt söön. Aga ärme üle söö. Too mulle palun haid, sõbrak. Toon. Nii, Robikene, imeline hai. Ei ole selline snoobilik lähenemine, vaid siin on ikkagi lõunapakkumine. Haid täis lõunapakkumine, nuudlite ja korraliku kastme. Täpselt sama ütlesin mina, kui känguru sai serveeritud, et ei ole mingisugune. Kas sa haigala oled proovinud ise? Ei ole. Ei ole seda ka proovinud? Mõlemad. No aga väga tore, et sina, Palli, saad ka esmakordse kogemuse. Kui tugev see on? Ta on tekstuurilt, ei olegi nii selline pehme, nagu ta natukene nagu tummisem. Nii, noh. Välimus on selles mõttes petlik, ta on suhteliselt pehme ikkagi. Ta ei ole nii pehme, kui tõesti mõni siukene... Aurutatud kala. Jällegi ei paista silma sellega, et oleks mingi väga tugev oma maitse. Väga selline puhas, valge kala maitse, ma ütleks. Aju proovib nagu aru saada, mis see võrdlusmoment võiks olla.
ja jälle täpselt nagu känguru puhul ei teki seda konflikti, et nagu ebamugav oleks või et mida ma siis täpselt söön. Maitsmistega alati palju on ju niimoodi, et me siin sööme inimesed kodudes ja neil pole õrna aimu. Et tegelikult mis see maitse on ja me üritame siin kirjeldada küll. Kas üldse on võimalik niimoodi teha, et inimesed saaksid ise tulla kängurud ja haid proovima? No, teeme ära, paneme menusse ja ma arvan, 1. mais saate proovima tulla Tartu taskukeskus Monk restoranis ja siis Tallinna T1 Monkis. 1. mais saate igal pool. Sa ei tee nalja praegu. Kas ma kuulsin õigesti, et sa oleksid nõus panema selle menüüsse? Jah, ma olen nõus seda paneme menüüsse. Känguru ja hai lähevad Monki menüüsse? Tallinna ja Tartusse. Nii palju küsimusi. Kas see on nüüd midagi, mis maksab 100 eurot? Ei. Need tulevad väga mõistlik hinnad. Mõistliku hinnaga saab pakkuda loomulikult väga mõistlik hinnadega. No see on küll tore. Palli, aitäh sulle. Aitäh teile ka. Näed, kokk kiitis heaks, saatejuhid kiitsid heaks. Kohe peale seda, kui volberpidustused on tagurpidi kõik keeratud. Lähete järgmine hommik sööte Tartus taskukeskuses ja siin T1-s Tallinnas hai ja känguru liha. Ülikõva. Ma olen nii üllatunud.